Aga tere! Täna meie alustame siis digilõunaga, et tänane digilõuna on siis digiturvalisusest lasteaiast ja seda siis räägib meile Elina. Nii, ole hea, Elina, sa võid alustada. Ja ma panen uuesti ekraani jagamise korra kinni ja no vaatame, kas heli ka läbi tuleb. Mul on üks video siin ka. Eks me siis kohe, te annate märku, kui te ei kuule. Nii, ma panen uuesti jagama ekraani. Tundub, et see tuli muidu ilusti. Vaatan, panen üle terve. Nii, peaks olema teile uuesti näha. Väga hästi on näha. Ja, et võtan siia kella ka juurde, siis ma vahepeal piilun aega ka. Et tere minu poolt ka, millegipärast näitab Teams, et ma olen et identifitseerimata kasutaja, aga püüdsin panna oma nime, aga ta millegipärast ei taht koostööd teha, aga te näete mu nime siin ja pärast slaidide lõpus ka kontakti, et kui keegi tahab personaalselt midagi küsida ja siis sinna vestlusalasse võib siis ka julgelt kirjutada, et laste lõunaune aeg, kes kus parasjagu kuulab, et siis võib-olla Tiiu saab sealt üles noppida, kui tekib küsimusi. Et neid võib kohe jooksvalt sinna siis kirjutada, aga kuna ma ise siin neid ei näe, et siis Tiiu saab aidata. Ja kui kellelgi on tõesti hästi mingi konkreetne küsimus, et siis võib mikrofoni sisse lülitada ja küsida. Aga hakkame siit otsast siis minema, et ma olen siis kokku pannud teile sellise lõunaampsu just sellest digiturvalisusest läbi mängude. Ja ausalt öeldes, ega ma ei teagi muud head viisi, kuidas seda teemat lasteaias käsitleda, kui mitte läbi mängu. Et ega neid 3 osa ei saagi siin justkui täiesti eraldi käsitleda. Ma olen nad siia slaidide peale küll eraldi välja toonud, aga oma näited ja jutu ma ikkagi räägin seotult. Aga et oleks siis kõigile arusaadav, et eelkõige ongi siis tänase sellise ampsu eesmärk just avada seda poolt, et kui oluline see digiturvalisuse teema on ja võib-olla siit te ise võite täna kaasa võtta selle, et kuidas seda võib-olla vanemani viia, et kui ma ise õpetajana siin koolitusel juba olen, siis ma saan aru, et see on oluline, aga teinekord on vaja vanemaid natuke selles osas toetada ja valgustada. Arenguvestlus on kindlasti see hea koht, et miks me nendest teemadest lasteaias räägime ja mida nemad kodus saavad ära teha ja peaksid ära tegema. Et võib-olla see on see teema olulisus, et ma üldsegi ei kahtle, et täna siin kohal oli, et kuidagi kahtleksid teema olulisusest, aga äkki saate just neid häid nippe, linke, mida vanematele anda. Ja praktilisi soovitusi just see, et mida saaks siis ise rühmas teha, et see teema on mingis mõttes tundlik, et kuidas neid teemasid lastega käsitleda ja kas mina õpetajana pean sellega tegelema ja kuidas. Ja kui mul ei ole väga nagu neid võib-olla vahendeid või ressursse, et mis ma siis teen. Aga ma siia alguses olengi ikkagi selle miks ja kuidas pannud, just et vanematele soovitada, aga mängud ja vahendid on just eelkõige nagu rühma kontekstis, aga ma usun, et siit te saate ka päris häid selliseid nippe, mida kodudesse ka kaasa anda. Et kõiki neid materjale, mida mina siin täna jagan, võib julgelt vanematega ka jagada ja see link tuleb teile siis ka. Väga põgusalt ma jaganud slaide ränga teooriaga kuidagi üle koormama, aga ma lihtsalt panin siia sellise kõige uuema siis teadusartikli nii-öelda Eesti kontekstis, et lühikokkuvõtte te leiate Novaatorist ja panin ka selle teadusartikli siis ingliskeelse versiooni, et kus siis see on küll enne koroona siis seda pandeemiat läbi viidud, aga igal juhul relevantne tänases hetkes, kus siis uuriti ligi 400 pere, kus oli siis kasvamas 2,5 kuni 4-aastased lapsed. Ja seal kaardistategi siis ära, just eelkõige nagu nädalavahetus oli fookuses, et kuna nädala sees lapsed enamasti on lasteaias ja siis ekraani kasutus on niikuinii natuke madalam, aga mis toimub kodudes siis nädalavahetuselt ja mis sealt siis välja tuli, et need 2,5 kuni 4-aastased veedavad seal ekraanide ees peaaegu 2 tundi, mis tegelikult ei ole nendele absoluutselt soovitatud ekraaniaeg. Eriti
kui me teame tegelikult, et see alla 3-aastane laps õpib kõige paremini ikkagi läbi selle füüsilise suhtluse, kontakti, asju ise katsudes, asjadega ise nii-öelda toimetades. Noh, ja seal kõrval siis vanemad 4, peaaegu 4,5 tundi, et sinna 4 tunni piiri jääb siis ka vanemate kasutus. Ehk siis võib-olla see märksõna siin, mida uuringud ütlevad, on see vanemlik eeskuju ja tegelikult lasteaia kontekstis, et kui me nüüd kõik rühmaõpetajatena mõtleme oma nii-öelda digiseadmete ja ekraani kasutuse peale, et lapsed näevad seda, isegi kui ma täidan Eliisi, mul on rühmatelefon, kas ma teen sellega kõnesi või ma ise kontrollin mingeid oma asju, vahet ei ole, kas need on arvetega seotud, mu enda eraeluga seotud, nende nii-öelda need väiksed kõvakettad ikkagi kogu aeg salvestavad. Ehk siis nad näevad, et täiskasvanud väga palju ekraane kasutavad. Ja sealt hakkabki nii-öelda kogu see digiturvalisus pihta tegelikult, et võib-olla see esimene küsimus, et miks digiturvalisusest lasteaias, nad näevad seda kodus ja nad näevad tegelikult ka seda lasteaias, mida täiskasvanud teevad. Ja kurb võib-olla tulemus ongi siis see, et tegelikult seal kodudes ikkagi enamasti lapsed kasutavad meelelahutuse eesmärgil, et see ootus vanematel endil on ka tegelikult, et lapsed kasutaksid õppimise eesmärgil, aga reaalsus on ikkagi see, et täpselt vanematel on vaja koduseid toimetusi teha ja need ekraanid kipuvad olema lapsehoidjad. Ja see on nii-öelda põhjuslik seos, et kui vanemad veedavad seadmetes palju aega, seda teevad ka lapsed. Ja tegelikult siis, mis puudutab nüüd seda interneti kasutamist, et seda ütleme 2,5–5 väga ei taheta selles kontekstis uurida, et pigem just see näiteks EU Kids Online, et seal on nagu alates 9-aastased lapsed sees. Et seal on nii-öelda see näitaja päris kõrge, aga on uuringuid ka selle kohta, et just näiteks 5–7-aastased lapsed Eestis on pigem olnud need sellised tudengitööd, magistritööd, doktoritööd, et selliseid väga hõlmavaid kaardistusi on nagu pigem vähe. Aga need seni tehtud uuringud ka mujal maailmas, näiteks Inglismaa, Soome, mis meile siin lähemal on, näitavad, et tegelikult need 5–7-aastased lapsed kasutavad ka väga palju ja üha rohkem internetti ja on nii-öelda online, ehk siis nad saadavad sõnumeid, nad teevad videokõnesi ja tegelikult neil on juba ka ligipääs nii-öelda sotsiaalmeediale, ehk siis nad puutuvad selle internetiga üha rohkem ja rohkem kokku. Et see on siis nagu võib-olla see teine miks, et me sellest digiturvalisusest lasteaias peame rääkima, et lapsed tulevad selle digikogemusega lasteaeda. Ja lihtsalt kokkuvõtteks nendele uuringutele, et nii nagu ma ütlesin, et see turvalisus hakkabki täiskasvanutest, ehk siis see küsimus, et millal on õige aeg, et kodudes just sellel samal hetkel, kui need digitehnoloogiad kasutusele tulevad ja tegelikult lastega saab rääkida just sellest digiturvalisusest ka siis, kui neil endal puudub igasugune kogemus internetiga. Ja ma pärast siia toon siis mõned näited ja mõned soovitused ka, et mida veel ise näiteks juurde vaadata ja kuulata. See teadmine, et jah, laste kasutus algab vara ja tegelikult need põhjused ongi erinevad ja need üldiselt algavad kodust. Ja mida siis mina õpetajana rühmas saan siis lapse toetamiseks ära teha? Et siia võrdluseks tegelikult, et kui me korraks jätame ekraanid kõrvale, et siis tegelikult puutuvad lapsed nende tarkade mänguasjadega, mis on samamoodi võrku ühendatud, on laulvad, rääkivad lelud, on need siis nukud, autod, karud, mingisugused muud vahendid, mida nad ka mängimiseks kasutavad, samamoodi suhtlevad või nad üritavad, et kui me räägime 2,5-stest, 3-dest, näiteks vanavanematega, sugulastega, siis ka, et jälle nad teevad videokõnesi. Ehk siis jällegi, et see kasutus ei pea alati olema kogu aeg nagu meelelahutus, et seal võivadki muud eesmärgid ka olla, aga et nad puutuvad nendega väga, väga varakult kokku. Ja võib-olla minu sõnum siin ongi see, et ma ei keskenduks niivõrd sellele, mis nüüd võib-olla kirgi kütab, et üks võib-olla alternatiiv, et keelame siis kõik vahendid ära,
et seal on ka omad nii-öelda need plussid ja miinused. Ma täna keskenduks sellele, mis siin suures trükikirjas on, et see tark täiskasvanu. Ehk siis, et see on võib-olla see roll, mida ma tahan täna teile siis õpetajatena anda, et mis roll on sellel targal täiskasvanul. Et tegelikult kogu see digitehnoloogia, on ta siis internetiga või ilma, et selle abil saab toetada lapse loovust, arendada tema keeleoskust, suhtlemisoskust, isegi probleemilahendusoskust ja aidata tal siis õppida seda kriitilist mõtlemist. Ja miks ka mitte just, et luua suhteid, et kui me räägime siin näiteks nende enda kogukonnas suhtlemist, et oma pereliikmed, sõbrad, tuttavad, aga seal juures on see täiskasvanu, et see seade ja meediasisu üksi last ei õpeta, ükskõik kui hästi ta on disainitud, ükskõik kui palju haridusvaldkonna inimesi on sinna rakenduse või lahenduse juurde siis kaasatud, et see targa täiskasvanu juhendamine on äärmiselt oluline ja lasteaia kontekstis on selleks targaks täiskasvanuks siis õpetaja ja tegelikult ka siis lapsevanem, kes vajab täna väga palju seda juhendamist ja suunamist. Ma panin siia ka mõned sellised nupud riiklikust õppekavast. Sellest ei saa üle ega ümber, et siia alla saab kohe teisendada iga lasteaia enda õppekava. Et kui ma võib-olla mõtlen, et aga miks ma ikkagi pean, et see teema on selline, mida võiks tegelikult vanemad ise kodus käsitleda, et siia ma tõstsin ma panin siia lihtsalt mahu mõttes, neid oleks siia veel rohkem sealt õppekavast mahtunud, et me ei leia täna koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast mitte ühtegi silpi sõnast digitehnoloogia või interneti turvalisus või targalt internetis. Ma panin siia, mis me sealt leiame. Ja tegelikult, kui ma nendele väidetele otsa vaatan, siis mul ei õnnestu kuidagi õpetajana nagu mööda hiilida sellest turvalisest internetist. Et ta tuleb igatepidi teemadena sisse. Et näiteks kas või seesama, et kui ma hakkan siit esimesest otsast minema, et ma lihtsalt mõned näited toon, et laps kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine võib mõjutada tervist. Et siis tegelikult seesama, et kuidas see interneti kasutamine ja digitehnoloogia kasutamine mõjutab siis meie tervist. Et kuidas need multifilmid või mida ta sealt YouTube'ist vaatab, mõjutab näiteks tema und. Kas ta näeb halb unenägusi või mis kellaajal ta seda üldse teeb. Et need on tegelikult teemad, mida saab väga edukalt lastega käsitleda. Ja ilma, et ma ise rühmas mingisuguseid digivahendeid selleks ette valmistaks või sinna kohale veaks. Et väga hästi saab lastega mänguliselt arutleda, läbi mängida, rollimänge teha, liikumismänge teha, et saada kätte just see, et ja toetada lapse arusaamist sellest, et kuidas siis digitehnoloogia ja internetis toimetamine meid mõjutab. Näiteks üldinimlikud väärtused, käitumisreeglid, et kõik see viisakas olemine hakkab ikkagi reaalsest elust, et kas me täname, tere, aitäh, head aega, et need samad asjad on ülekantavad ka internetikeskkonda. Et jälle, et need on ettevalmistavad tegevused ja neid tuleb hilisemas elus osata nagu ümber kanda. Siis ümbritsevasse keskkonda siis suhtumine, ehk siis mis saab sellest tehnoloogiast, kui ta vanaks saab. Et tegelikult õppekava on need justkui sisse kirjutatud ja see on võib-olla see koht, kus teinekord tasub seda õppekava selle pilguga võib-olla üle vaadata. Et kui me ütleme, et meie lasteaia siis õppekavas või arengukavas ei ole tegelikult digitehnoloogia mitte kuidagi käsitletud, see ei ole mitte kuidagi seal kirjas. Et tegelikult seal nagu justkui ridade taga on ja kui ma sean kõige esimese kohale selle õppija, selle lapse, et siis minul oleks küll kuritegelik sellest teemast nagu mööda hiilida, et ta kriiskab seal õppekavas nii-öelda väga kriitiliselt silma. Aga ma liigun siit õppekava juurest siis digipädevusmudeli juurde, et ma pärast korraga näitan neid osaoskusi, et kellele see mudel on veel võib-olla võõras, tundmatu, et see on tegelikult selline hea raamistik. Ta tegelikult ta ei piira õpetajat, ta annab nagu mingi suuna kätte. Ja siin on 4. osaoskusena see digiturvalisus tegelikult ilusti ära kirjeldatud, et kui mul õpetajana tekibki see, et heakene küll, et aga mis üldse nagu seal
lasteaias siis nagu teemad on või mida võiks siis käsitleda, et siis tegelikult on see spikker selle digipädevusmudelina olemas. Ja tegelikult see on siis kohandatud ja pandud siis just meie õppekava konteksti. Ja ma olen siis toonud siia mõned sellised praktilised näited just sellest mudelist lähtuvalt. Noh, esimene näide, et mida siis alushariduses, et kui me räägime seadmete kaitsmisest, et noh, mis see tähendab, et õppija kaitseb oma digiseadet ja selle sisu ja mida uuringud siis näitavad, et üha rohkem lastel on see oma seade olemas. Aga see küsimus nüüd ongi, et kui palju nad on teadlikud sellest, et tihtilugu, kui sa nendega vestlema hakkad, siis sa saad aru, et ta peab seda isa või ema seadet enda omaks. Lihtsalt isa või ema kasutavad päeval tema seadet. Et tegelikult väga hea on lastega nagu rääkidagi sellest, et mis neil on kodus üldse olemas. Ja see ongi niisugune ettevalmistav. Juba näiteks 3-4-stega saab rääkida jälle läbi mängude, et mis need seadmed on, kuidas neid nimetatakse. Et siin kolleegidega ka arutades, et mõne jaoks ei ole tahvel nutiseade või ekraanipõhine seade, et kuidas me saame nendest mõistetest aru ja tegelikult mis uuringutest ja lastega vesteldes on välja tulnud, et väga paljud need digiseadmed ongi need tänased nutitelerid kodus, mis võimaldavad väga lihtsalt puldiga minna YouTube'i ja kasutada kõike seda sotsiaalmeedia sisu läbi YouTube'i, et tal ei peagi tegelikult olema isiklikku nutiseadet, nutikella ja sotsiaalmeedia kontot. Piisab sellest, kui kodus on nutikas televiisor, mis on internetiga ühendatud, tal on ligipääs YouTube'ile ja tegelikult läbi selle ka kõigile nendele klippidele, mis tulevad TikTokist, Instagramist ja ta pääseb ikka ligi. Ja mis on nüüd siis need tegevused, mida ta saab teha? Ja ma olen teinud siia vahele ühe sellise, kuidas nüüd öelda, lahterdamise, et ma olen tõstnud selle järjekorra niipidi, et kõigepealt ikkagi, kui ma tegevust lasteaias kavandan, planeerin, siis ma ei alusta sellest internetist ega ka tehnoloogiast, siis ma alustan ikkagi sellest, mis on minu nii-öelda õppekavast tulenev eesmärk. Alles siis ma liigun sinna nii-öelda digipädevuse juurde ja siis ma vaatan, et ahah, millise nii-öelda mängulise tegevusega ma saaksin seda eesmärki saavutada. Ehk siis nii-öelda see kõige esimene eesmärk või kast tähistabki seda, et kui minu eesmärk on see, et ma harjutan lapses näiteks mänguoskusi, et ta täidab mängudes erinevaid rolle, ta algatab ise erinevaid mänge, et kui mina annan mingi otsa kätte, et ta mõtleb ise sinna juurde tegelasi, stsenaariume, kohti, samamoodi, et ta suudab selle mängu käigus jõuda kokkuleppele, võib-olla oodata oma korda, et need on need, mis on minu kui õpetaja jaoks kõige olulisemad. Sellel hetkel ma lükkangi kogu selle tehnoloogia ja interneti justkui kõrvale ja vaatan, mis on see, mida ma tahan, et lapsed oskaksid ja mis on need tegevused, mida ma pean toetama või näiteks seesama, et ta teeb vahet hea ja halva käitumise vahel. Vahet ei ole, kas see on internetis või ilma internetita. Selgitab oma seisukohti, vahet ei ole, kas see on internetis või internetita, et ta suudaks seda teha, annab oma mõtteid suulises kõnes edasi, kasutab aktiivselt liitlauseid. Need eesmärgid ei pea olema kõik ühes tegevuses. See lihtsalt on nagu näide, et kõigepealt ikkagi mul on see eesmärk, need õpiväljundid, kuhu laps peab jõudma. Siis ma vaatan, kiikan sinna digipädevusmudelisse, et ahah, et kui mul on sellised eesmärgid, ja kui ma nendega nii-öelda tegelen, et kas ma samal ajal tegelikult püüan sealt mõne digipädevusega kinni ja saan öelda, et ma olen oma selle õppekavast tuleneva eesmärgiga tegelikult sama joone peal ka nende digipädevuste toetamisega. No näiteks seesama, et laps küsib abi, kui ekraanil ilmuvad teated, jäävad arusaamatuks. Laps teab, et tundmatuid programme või rakendusi digiseadmesse ei laadita ja mõistab, et tundmatute linkide reklaamidele klikkimine on ohtlik. Ja mis mäng võiks seda siis toetada? Ma panin siia ühe sellise üsna selline populaarne mäng, mida ma olen näinud hästi palju siis oma majades, kus ma olen siis haridustehnoloogina toimetanud.
või mida õpetajad on ise jaganud, et need teated arvutis või nutiseadmes või telekas. Ehk siis see, et me meisterdame ise lastega arvutid, ehk siis tegelikult ka see arusaam, mis asi see arvuti on ja kus see arvuti paikneb, et mis asi on nutitelefon, mis asi on arvuti, kas neil on mingi erinevus, suuruse erinevus, võimaluste erinevus. Võib ka kasutada mõnda vana hoopis, mis ei tööta. Või mõnda ongi täpselt mänguarvutit, on need siis vineerist, plastmassist ja võib-olla see siis selline tehniline ettevalmistus ongi, et printida välja erinevad sellised ekraanipildid, mille põhjal siis lapsed peavad otsustama, mida teha. No siia üks näide. No, mida ma kiirelt leidsin, et just hiljuti enda 3-aastast lasteaeda viiest, tal oli siis rühmakaaslasel ka oma arvuti kaasas. Et see oligi mingist pappkaantest tehtud. Samamoodi need tähed, jälle, et sinna on tähed kirjutatud, tema enda nimi, see tähekuju, et mis on tema nime tähtede tähed. Et sinna saab siis täpselt, et laps, kas ta ise joonistab, et ta saab nii-öelda selle oma arvuti nagu teha ja sealjuures just, et see sõnavara, et kogu see arvuti ehitamise protsess, et selle saab teha täiesti kas projektõppena, nädala, kuu teemana või siis kasutada juba mingit valmisolevat arvutit, kas on kodus olemas või teha see mingi sellise vanematega koos meisterdamise projekti, et siin on nagu N+1 võimalust, aga see mõte on siis see, et me kasutame rühmas siis seda nii-öelda mänguarvutit ja et kellel on siis, võib täiesti kujundada tavalises Wordis, PowerPointis, Canvas, kes mis programmi haldab, sellised legendid lastele. Et väiksemate lastega saabki piirduda selle arvuti ehitamisega, et 2-3-stega on väga vahva teha seda arvutit ja rääkidagi, et mis asi see on ja teha läbi selliseid liikumismänge, et kuidas sa arvutit hoiad, kuhu sa ta paned, mis on nii-öelda see ohutu kasutamine, aga juba vanemate lastega, näiteks siin üks näide ekraanipildist, et mis võiks arvutile tulla, ütleme, et tegevusse võibki mõelda seal vastavalt laste arvule ja vanusele, siis erinevaid selliseid ülesandeid. Esimene näide siin näiteks, et siin on nii-öelda see vestlus, ja see on ka tegelikult see, mida saab lastele nii-öelda tutvustada, et need on jutumullid, et selline võib-olla sümboliline maailm, kus me täna elame, kui me kasutame ekraane ja internetti, et vot sõnumid tulevad justkui selliste jutumullidena ja kus me niisuguseid jutumulle veel näeme, et kui me näiteks koomiksi ette võtame, et mida üldse jutumull tähendab ja koolieelikutega saab täitsa ju proovida neid jutumulle ka täita. Väiksemad saavad joonistada pilte, et ongi nagu koomiks ja kes seal juba tahavad ise kirjutamist proovida, neid jutumulle ka ise täita. Siin lihtsalt on justkui kõik ära tehtud laste eest ja nad peavad lihtsalt otsustama, et kuhu nad nüüd vajutavad. Et kas keegi seal koolieelik loeb ette või õpetaja on siis see, kes ette loeb, et vot tuleb sul, vaatadki seal koduarvutis või telekas mingit oma multikat, järsku tuleb siuke jutumull. Ja seal ongi, et tšau, et kas su vanemad on kodus. Ja mis sa vastad? Et sama võib olla ka telefonikõnena, et kas su vanemad on kodus, et lapsed võtavad väga sageli vanemate telefone vastu, et mis sa siis vastad, et need erinevad käitumisstsenaariumid ja rollimängud, et jah, ma pole kunagi üksi kodus, ei, olen kogu aeg üksi kodus. Ehk siis jälle see, et kas on tark võõrale inimesele öelda, et sa oled alati üksi kodus. Ja miks öelda alati, et jaa, vanemad on kodus, isegi kui neid ei ole kodus. Et just nii-öelda see reaalse elu, selle füüsilise elu ja see, mis toimub siis internetis, et kui sinult infot küsitakse, et kes see infoküsija on. Et see on niisugune üks näide, kuidas läbi mängida lastega selliseid võib-olla dilemmasid, et kuidas vastata. Üks näide veel. Et võib-olla jah, nende koolieelikute ampluaasse kuuluv, et keegi saadabki tema nutikellale, et väga levinud, et lapsed hakkavad eelkoolis käima näiteks või juba ongi nendel seal 6-7-stel need nutikellad käe peal. Keegi saadab talle pildi, et on kellegist pildi teinud, ära sodinud, et näe, oi kui naljakas. Ja kuidas ma jälle reageerin?
ja jälle lastega nagu läbi arutada, et sellised rollimängud läbi arutamised aitavad neil ka mõista, et milline käitumine on aktsepteeritav ja milline mitte. Ja selliseid nii-öelda põhjasi leiab internetist ja ma võin siin nüüd ka kiirelt reklaamida, et meil lõpetasid magistrandid, kes on Tea- ja Toimetasse kirjutamas siis sellist praktilist õppematerjali, et Liia Nõlve ja Kristina Smirnov, et nad tegid väga laheda magistritöö, aga kogu selle praktilise poole, et just millised võiks need mängud olla, et kui ma õpetajana tahan lastega digiturvalisuse mänge mängida, et neil on siis hästi vahvasti liigendatud selline pedagoogiline õppematerjal, et nad püüavadki selle nüüd Tea- ja Toimeta formaati panna ja ta oleks tõesti sellise hea kogumikuna kasutatav, et saab sealt palju häid nippe ja ma lihtsalt autoriõiguste huvides ei saa kõigi nende häid näiteid praegu siia panna, aga ma tõin teisi, mida ma ise olen lastega teinud ja mida kolleegid on soovitanud. No siin üks näide, et ma kohe näitan ka seda digipädevuse lehte, et seal võib julgelt ringi uudistada, et ta ongi digipadavus.ee ja siin on õppijad. Ja tegelikult see õppija hindamiskriteeriumid on see, kus tuleb siis kooliastmeti lahti selline rippmenüü. Et kui mind huvitabki just see digiturvalisus ehk 4. osaoskus, siis ma saan siit nende plussmärkidega vaadata, et mida on seal esimeses kooliastmes kirjeldatud ja mida alushariduses, sest et võib-olla see piir ei ole nii range, et tegelikult väga palju asju, mis on seal esimeses kooliastmes kirjeldatud, sobib väga edukalt teha ka lasteaias. Et siin ongi see minuga õpetaja selline kompetentsus, et otsustada, et tegelikult, et kui ma vaatan, et alushariduses justkui ongi ainult see seadmete heaperemehelik kasutamine, kui on mingi probleem, abi küsimine, aga mis puudutab näiteks just seda salasõna ja kasutajanime, et seda just nagu alushariduses ei ole, aga tegelikult, kui ma mõtlen näiteks enda rühma laste peale, kes seal on 4–7, siis ma tean, et neil on väga palju kogemusi juba näiteks kodus, et me saame seda parooli teemat nendega väga efektiivselt käsitleda. Ma proovin teile näidata nüüd ühte videot ja ma vaatan, kas ta lubab mul siit selle väiksemaks teha. Ta on mul arvutis. Ma ei pannud teda veebi üles, mõtlesin, et äkki ta ei mängi korralikult. Vaatame, kas heli tuleb läbi. Ma panen korraks ta mängima. Ja sa, Tiiu, võid mulle märku anda, kas sa kuuled? Kood. Telefoni kood. Kas seda oli kuulda? Või keegi saab kuulajatest öelda, et kas oli lapse juttu kuulda? Oli kuulda ja ma panen siis käima. Muidu on nii, et vaatame kõik koos pika video ära ja siis ütlete, et heli polnud. Sina? Paneme. Ma telefoni kätte saan. Siis on kood peal või? Mis vannas telefonis on siukene kood? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ei tea, kas see on turvaline parool või? Ei ole. Ei ole. Milline on turvaline parool? Nagu sinu parool. Kas mul on keeruline või? Ei tea. Mul on keerulisem. Mis seal on keerulist? Kas seal on kõik nullid või? Ei, seal on 8, 7, 0, 0, 0. Kui sa paned parooli, siis on telefoni sisse. Minul on ka parool, punane telefon ja siis on 0, 7, 7, 0. See on nii raske nime, näiteks Lorentsi pillipapirahi. Et siis lähevad sinna külli. Nad teavad, jah. Mille peaseks. Sinna läheb rolli ja siis oled loll ja siis ei oska ujuda.
ei viitsi midagi teha, kui ema sul palub või ütleb, ma ei viitsi nagu selles haavutätu. Aga ta ütleb, ma annan sulle kommi, anna. Siis annad. Ei anna. Et ta ütleb, et sa tead mu emme telefoni parooli. Aga ma annan sulle 2 kommi. Ikka ei. Ikka ei anna. Aga kui te olete emme ja issi telefoni vastu võt, kas te tunnete neid inimesi? Ei. Aga mis te siis teete, kui te telefoni olete vastu võtta ja nad küsivad, et kas emme või issi on kodus? Ja alati peab vastama, et emme issi on kodus. Et te ei ole kunagi üksi, isegi siis, kui emmet ei ole. Siis ikka ütled, et jaa. Vanasti vanema juures ma helistasin isa vanas telefonis 112, ma ei tea, kas oli tuletõrjuja, arst, politseinik või arst. Nii, väike selline vahelepõige, et lastega saab väga hästi arutleda neid asju rühmas, näiteks väikestes gruppides, kas siis hommikuringis, paaristööd, rühmatööd tehes, et nad oskavad tegelikult rääkida ja kui neid aidata just selle õige sõnavaraga, et mis asjad on paroolid, mustrid, puuteliigutused, et teinekord, mida kolleegid lasteaedades on öelnud, et noh, et see on äkki liiga keeruline või no mis, et noh, nii vara, et siis tegelikult üks asi ongi seesama sõnavara, et nad oskavad ennast väljendada, nad teavad, mis need sõnad tähendavad. Et ja nad väga hästi jagavad oma kogemust ja need on sellised noh, ekraanivabad tegevused, et õpetajana ma ei peagi otseselt rühmakorraldust ega ise hullu digikoolitust läbima selleks, et rääkida lastega digiturvalisusest või kuidas nad kodus, nii-öelda millised on nende kodused meediamustrid ja olgugi, et on esimese kooliastme teema, see ei tähenda, et ma ei võiks sellel hetkel, need tüdrukud siin olid 4 ja 5. Et väga ilusti suudavad ja mida varem lastega hakatakse nendel teemadel rääkima, et see ei ole nagu mingi tabuteema, et tihti uuringud ka näitavad, et just vanemate poolt, et nad arvavad, et õige teema on hakata nendest teemadest rääkima siis, eriti internetist, kui nad seda kasutama hakkavad. Või kui nad saavad oma esimesed sotsiaalmeediakontod, aga see reaalsus on tegelikult midagi muud, et selleks, et ennetada, võiks nende lastega hakata kindlasti juba varem neid vestlusi pidama. Nii, ma panen selle siit ka korra veel suureks. No siin üks näide siis isikuandmed ja privaatsus. No siin oli ka näide selles videos, et seesama, et kui see laps helistab ise kuhugi, et mida ta peab ütlema, et siis tegelikult 112 ta peab oma nime ütlema ja koduse aadressi. Õnneks seal telefonitoru otsas on koolitatud inimesed, kes teavad, kuidas lastelt see info kätte saada, sest teinekord võib olla päriselt see, et see 7-aastane helistab ja ongi midagi juhtunud. Et pigem võib-olla siin see digipädevus ongi see, et aga mida ma räägin, et noh, mida ma täna ka ise nii vanema kui õpetajana olengi kogenud, et hästi palju on lastele see, et mis on see hädaabinumber 112. Aga edasi, et kui ta on selle numbri valinud, mida ta rääkima peab ja samas, kui ta saab seal kõrvalt, et sa ei tohi võõrastega rääkida. Et minu enda kogemus viimati oli, et läksin lapsele lasteaeda järgi ja noortekeskus on lasteaia kõrval ja sealt tuli, noh, ma kuulen, üks poiss nutab, ilmselt 1.-2. klassi poiss. Ja täitsa kohe niimoodi lahinal ja peatasin ta nagu kinni, ütlesin, et kas ma saan sind aidata. Ja siis ta nuuksus niimoodi läbi, et ma ei tohi võõrastega rääkida. Ja noh, siis ma püüdsin talle selgitada, et noh, jah, et sul on tegelikult väga õigus, et su emme on sulle õigesti õpetanud, et sa ei tohi jah, et võõrastega ei tohi tegelikult niimoodi rääkima jääda, aga et ma olen ka siin selle, noh, et ma olen ka õpetaja, et äkki ma saan aidata ja oligi, et sealt selja tagant tuligi üks suurem poiss, kellega neil oli konflikt, aga teinekord sul on vaja võõraste inimestega rääkida, et abi küsida.
ja no jälle seesama tabel, et kõigepealt ikkagi tuleb eesmärk, et ma ei tõmba ennast õpetajana stressi sellest etappi, ma pean nüüd seda digiturvalisust käsitlema. Õppekava ootus on, juhtkonna ootus on, ma olen koolituse läbinud, et siis jälle, et minna tagasi sinna eesmärgini, et mida ma tahan, et lapsed oskaksid. Ma tahan, et ta saaks aru kuulda sisust, suudab sellele sobivalt reageerida. Ta mõistab, et inimesed on erinevad, neil on erinevad vajadused ja ta järgib kokkulepitud reegleid, käitumisnorme. Et see on see üldine eesmärk, kuhu ma tahan, et nad jõuaksid mitme erineva tegevuse läbi. Et see ei pea täpselt olema see, et teen tegevuse ära ja nüüd nad on selle saavutanud, aga see on see, kuhu ma tahan, et nad jõuaksid. Nüüd sinna kõrvale võtangi, et aga see, et kas ta teab oma kodust aadressi, oma nime ja seda, et tegelikult luba küsimine näiteks filmimiseks ja pildistamiseks, et neid ma saan väga edukalt keele, kõne ja sotsiaalsete oskustega siduda. Ja no siin üks selline klassikaline mäng, mida ma olen varem ka jaganud. Mulle lihtsalt see alati tundub selline väga hea asi, mida rühmas teha juba, kui sul on seal 2-3-sed, mida lapsed ka uuringute järgi väga palju teevad, et nad pildistavad ja filmivad nende samade näiteks vanemate nutiseadmetega, et see on üks hästi selline lihtne sisu loomise tegevus seotud meelelahutusega enamasti, aga seda saab väga mänguliselt teha siis selliselt, et ta toetaks tegelikult tõesti neid eesmärke, mida mina õpetajana olen kirja pannud. Et üks selline tore mäng ja viidigi läbi 2-3-stega, mõned 4-sed olid ka grupis, kus siis oligi liikumismäng, lastele jagati rollid, õpetaja sosistas siis lastele kõrva, et kas sa oled fotograaf või sa oled siis modell või inimene tänavalt. Ja fotograafi roll oli siis küsida luba ja fotograafidele esialgu esimesel korral antigi nii-öelda käed, et ta pidi oma kätega moodustama kaamera ja siis oli ka tegelikult tore näha, kes kuidas tegi binoklit, et kui sa ei anna ka ette, et sa pead nii panema, et aga tee, et sul oleks mängult kaamera. Osad õpetajad ongi lastega näiteks meisterdanud need mängukaamerad ja seal laste oskuste kasvades on kasutatud ka päris selliseid tavalisi seebikarpe või rühma telefoni, et pilte teha. Et seda nii-öelda mängu saab teha aina keerulisemaks vastavalt laste oskustele ja nii-öelda füüsilistele oskustele, digioskustele, keele-kõneoskustele. Ja mängu mõte on siis see, et lapsed näiteks muusika järgi liiguvad, et kui muusika läheb käima, et siis ongi liikumine näiteks tänaval, et võib ka siduda sellega, et me liigume mingi kindlat rada pidi, aga võib ka olla niimoodi, et me liigume nagu laulu peal segamini ja kui muusika läheb kinni, siis fotograafid hakkavad siis küsima nendelt inimestelt tänavalt, et tere, kas ma võin teid pildistada? Ja siis inimene tänavalt vastab ja palun. Ja ta siis võtab nii-öelda poosi või ei, ma ei soovi ja ta kõnnib edasi. Ehk siis harjutada ka seda, just, et ta moodustab lauseid, piisab, kui ta ütleb ka, et jah või ei, et väiksema laste puhul, et jah, ma soovin pilti, ei, ma ei soovi. Ja mingi hetk saab neid rolle vahetuda, et fotograafid ja pildistajad vahetuvad. Et jälle liikumisega, rollimänguga saab seda mängida ja ei pea olema tegevuses päris kaamerad, aga kes tahab nii-öelda keerulisemaks minna, et saabki teha, et lapsed pildistavad üksteist ja pärast saab neid pilte siis vaadata ja arutleda, et kuidas siis välja tuli, poseerimine, pildistamine, aga just tegelikult seesama, see loa küsimine ja võib-olla siin see üleskutse, et kui palju me üldse ise küsime lastelt, kas me võime teid pildistada, et tihtilugu õpetajana me anname vanematele selle, et palun pane nüüd siia kirja, et kas sa lubad oma last pildistada ja pilte jagada kuskil, kas Eliisis, lasteaia veebilehel, sotsiaalmeedias, aga tegelikult kipub ära unustama see loa küsimine lapselt, et kas te tahate, et ma teid täna pildistan ja tegelikult paljud lapsed avastavadki mingi hetk, et oi, minust ei olegi ühtegi pilti näiteks selle tegevuse puhul, et siis me saamegi rääkida sellest, aga sa ei soovinud, et ma sind pildistan või mida ma nende piltidega pärast teen ja kuhu ma need pildid pärast panen. Et siit ka üks näide, minu enda kogemus siis eelmisest aastast, kus me lastega arutlesimegi, et kuhu need pildid pannakse, mida õpetaja kõik rühmaõpet telefoniga teeb ja võtsimegi Eliisi lahti ja uurisime. Need olid siis 4–7-aastased, et me võtsimegi tema enda andmed lahti Eliisist, et ma näitasingi, et mina õpetajana panen sinna kasutajanime parooli, igal õpetajal on oma kasutajanime parool.
ja vot, ja siis oligi, et meil oligi, et mis su sünnipäev on ja mis su nimi on ja mis su aadress on ja tegelikult arutasimegi, et kas vanemad näitavad kodus, mis pilte õpetaja sinust on teinud ja siis tuli ka väga ilusti välja, et mõnel lapsel pole aimugi, et tema kohta on mingeid pilte vanematele saadetud. Osad lapsed oskavad kohe öelda, et saada emmele Eliisi, et ma tahan õhtul vaadata ja rääkida. Et see on ka väga lihtsalt saab lastele näidata, mida ma teen siis õpetajana seal arvuti taga või nutitelefoni taga, et ma saatsin praegu sinu emme-Lissile sinust pilte, et nad näeksid, mis sa siin tegid. Ja teinekord ma olen ka laste käest küsinud, et ma tegin nüüd pilte ja sina tegid siin mul trikke selle tegevuse ajal, et kas ma saadan need pildid, et me oleme ka arutanud, et milliseid pilte sa tahad, et ma jagan. Ja tegelikult need 6-7 on väga kriitilised, ütlevad, oota, teeme uuesti, ma ei taha, et sa jagad. Või nad teinekord ka küsivad, et oota, kas sa jagad ka neid pilte pärast kellegiga. Et see on tegelikult oluline teema, mida saab juba lastega väga edukalt lasteaias käsitleda. No siin veel üks näide, et kes siis on Alpakiitsi kasutajad või mingi muu rakenduse kasutajad, et see lihtsalt kohe kiire näide, et kuna ta on eesti keeles, aga väga paljud kasutavad siis mingeid muid keskkondi, et see profiili loomine. Et jälle, et me arutame ja kas ma pean seal olema oma õige nimega, et kas see on see koht, kus ma võin valida endale mingi muu nime ja millal on see alias justkui aktsepteeritud. Ja jälle, et ma saan ka valida nii-öelda endale selle avatari, et võib-olla ma ei taha olla seal pruunide juustega tüdruk, ma tahan seal olla võib-olla hoopis prillidega rebane ja miks ma selliseid valikuid teen. Et ka neid saab väga lihtsalt lastega läbi mängida ja jälle vastavalt laste vanusele, et kes rohkem võib-olla seda kirjutamist peavad harjutama või tahavad harjutada, et siduda siis sellise kirja eelharjutustega, aga seda saab ka teha väga mänguliselt, et kui see kirjaoskus alles täiesti puudub. Nii, mõned näited veel, tervis ja heaolu, et tegelikult see ekraaniaeg, et just, et mis sinuga juhtub ja mulle väga meeldib siin Jaan Aru sellised näited selle kohta, et ma tegelikult lastele väga hea kohaselt saan lahti seletada, mis sinuga juhtub, kui sa näiteks liiga kaua ekraani vaatad või mingisugust meediasisu sealt tarbid, et miks meil on vaja neid kokkuleppeid, mis sinuga muidu juhtub ja tegelikult et see on ka asi, mida vanematele kindlasti soovitada, et need kokkulepped lastega ja miks me neid teeme, et mis sinuga muidu juhtub, et see kehaasend, asukoht, miks need liikumispausid on olulised. Ja siin jälle see nii-öelda lahti võetuna, et jälle, et mul on see eesmärk ikkagi, et laps saab aru sellest seosest hulk põhjus tagajärg, laps huvitub ja tunneb huvi teiste vastu ja tegelikult see, et ta teab, mis on tema tervisele kasulik või kahjulik ja see ei ole ainult söömise ja liikumisega seotud, see on ka selle ekraani kasutamise ja interneti turvalisusega seotud. Ja jällegi just, et kus ma kasutan, mida õpikeskkonnana saabki alati siis lastega ka nii-öelda läbi mängida, et kui ma panen nad mingitesse ebamugavatesse asenditesse, näiteks nad peavad kõhuli joonistama, kas ta joonistab siis näiteks kauem vaevalt kui näiteks laua taga, et sama on ka seadmega, et kui see asend on ebamugav, nad püüavad leida mugavamaid asendeid, aga lõpptulemus, kas see mugavam asend on sinu kehale nagu tervislik. Ja siin jälle näiteks üks mäng, et hoian oma tervist ja jälle, et kindlasti liikumine, muusika on need, mis aitavad seda interneti turvalisust teha mängulisemaks. Et siin on siis minu enda lemmik alati sellised kuubikud, et on olemas igasugustes mänguasjapoodides, metoodikatubades, ma olen kas üle kleepinud, on olemas pehmed kuubikud, kus sa saad ise sinna pildid sisse panna, lastega joonistada, et siin on nagu N+1 võimalust kasutada ära seda jätkusuutlikkust, et ma ei vorbi valmis võib-olla alati uusi mänge, ma kasutan ära olemasolevaid, aga ja alati saab ise ka teha, et mida me oleme lastega siis teinud ja arutlenud ongi sellised kuubiku põhimõttel, et seal kuubiku peal on kas siis pildid jälle või tekstid vastavalt laste oskustele, aga just, et arutleda ja läbi mängida, et nad ei jaksa väga palju arutleda, aga just läbi rollimängude ja liikumismängude, et mis on need võib-olla punased tulukesed, mis annavad mulle
märku, et ekraaniaega on saanud liiga palju. Ja need on need vihjed, mida anda ka vanematele, et mille järgi vanem saab aru, et tegelikult kodune ekraanikasutus on läinud üle aja ja nende teemadega tuleks tegeleda, et siis väga kaval ongi ka lastega neid teemasid lasteaias läbi mängida, et see väsimus, et ma ei jaksa hommikuti ärgata, emotsioonid, et ma ei tule oma emotsiooniga toime ja tegelikult, et alati peale ekraani vaatamist on paha tuju. Söögiisu ei ole, pahad unenäod, riiud, konfliktid tulevad kiiremini, põhiväljend nii igav on. Ja tegelikult need on sellised väiksed näited, et mida ma ise olen, kui me oleme lasteaias teinud meediapaaste ja kodus ka oma lastega, et mida ma hakkan märkama õpetajana ja ütleme, lasteaia meediapaastud on olnudki sellised, et need on peresi kaasates, et näiteks nad saavad kaasa sellised paastupäevikud ja et nädalavahetus on meediavaba ja siis nad nii-öelda koos vanematega täidavad, et mis need alternatiivsed tegevused on, et iga kord, kui tuli isu mingi vahendi järgi, et enne on nii-öelda paastuminek, et kaardistatakse ära, millest me paastume, näiteks, et multikatest ja hoopis televiisorist, et nutiseade polegi teema. Ja pärast siis, et mis need alternatiivsed tegevused olid. Ja tegelikult sealt hakkab tulema, et lapsed hakkavadki ise ka ütlema, et jaa, et ma ei saa õhtuti vaadata. Et jõuda tegelikult sinna, et nad ise saavad ka aru, mis see vahend temaga teeb. Siis keskkonnakaitse, et see ka kindlasti teema, et õppija, see laps oleks teadlik tegelikult, et kus see vahend tuleb ja mis temast saab. Näited, et vahendid kulutavad energiat, et mida Päästeamet hästi palju ütleb, et kõige suurem tõenäosus, et tuleb tulekahju, ongi see, et seina jäetud need laadijad. Ja see on tegelikult ka siis selline interneti ohutus, et kui me kasutame ja digipädevused, kui me kasutame mingeid seadmeid, et täpselt, et ma lülitan näiteks nad võrgust välja, et nad ei oleks võrku ühendatud, et tihtilugu need vinged, vahvad, targad mänguasjad väga palju tahavad, et nad oleks nagu internetti ühendatud ja see kohe tekitab selle küsimuse, et milliseid andmeid hakatakse koguma ja kas me teame, et kogutakse meie kohta mingeid andmeid, aga mida siis nagu lastega teha, et jälle minu tabel siin, et mis on jälle see eesmärk, et viskan korraks kogu selle digi ja turvalisuse kõrvale ja vaatan seda eesmärki, et ma tahan toetada lastel seda, et ta väärtustab enda tervist, teiste tervist, keskkonda hoidliku jätkusuutliku mõtteviisi ja märkab nähtusi ja muutusi looduses. Ja jällegi, et ma tean, et nii nagu ma seal pädevuses näitasin, et energia kulub, kui asjad on sisse lülitatud ja kuhu see tehnoloogia siis pannakse, et ostatakse jälle mingeid uusi seadmeid, mis nendest vanadest saab, kas need lähevad sahtlisse, kas me müüme need maha, me annetame need kuskile lasteaeda näiteks, et meie eelmine aasta oma lasteaias tegimegi sellise, üks on alati see digiprügi, aga tegelikult see, et kogume kokku vana tehnoloogia, mis töötab, võtame kasutusse, mis ei tööta. Vaatame sinna sisse, et mina olen väga õpetajana alati haridustehnoloogina hoidnud au sees seda vana tehnoloogiat, et lastele väga meeldib uurida, vaadata, mis on olnud enne neid, mida nende isad-emad on kasutanud, vanaisad, vanaemad. Päris põnevad vestlused tulevad sellest, et kui anda neile näiteks nuppudega telefon kätte või vinüülplaat, kuidas nad hakkavad arutlema, mis see võiks olla, mida saaks sellega teha. Ja selline käed külge, et see on laste üks põnevamaid tegevusi, et meie siin siis oma digikoristuse raames palusimegi vanematel tuua lasteaeda siis vanu arvuteid, mille nad muidu niikuinii jäätmejaama viiks. Ja meil olid siis ka kruvikeerajad, et majandusjuhataja siis hankis hulga väikseid kruvikeerajaid ja lastele väga meeldis lahti kruvida. Koostöö, arutlesime, mis seal sees on, millest need tehtud on ja mis sellest nüüd siis saab, et see on katkine, mis materjalid seal on, et see on ka selline väga hea projektõppe materjal ja nii poisid kui tüdrukud on igati kaasatud nendesse tegevustesse, et teinekord tüdrukud isegi vaata tagaramalt, et poisid tüdinevad kiiremini ära, kui ei saa kruvi lahti, aga tüdrukud ei jäta enne järgi, kui on asi juppideks. Et oleme lammutanud ka hästi erinevaid seadmeid.
Ja mida siis ma olen siia kokku pannud juurde, et siis targalt internetis materjalid just õpetajatele, et sealt leiab ka väga vahvaid mänge, just selliseid nii-öelda ekraanivabasi mänge liikumise muusikaga näiteks seotult. Kindlasti soovitan vaadata, nüüd detsembris tuleb ka see advendikalender, et nad on küll suunatud rohkem siin esimesele kooliastmele, aga seal on päris head inspiratsiooni lasteaeda ka, et iga päev seal advendikalendris tulid digiturvalisusega ja üldse digipädevusega seotud ülesanded, et sealt on päris mõnus mugandada nagu lasteaia konteksti ka, et kindlasti, kes inspiratsiooni tahab, et soovitan seda targalt internetis lehte rohkem uurida. Turvaliselt internetis siis tööraamat lastele ja juhendmaterjal vanemale, et need ka PDF-ina kättesaadavad, ka nii trükiviga ka sees, tööraamat, et neid tasub ka täitsa sirvida, et võib-olla seal jah, tasub õpetajana teha mingi valik, aga et kui teil on see näidete kogu ees, siis on nagu lihtsam kuskilt alustada. Väga mulle meeldivad Ingeri tegevused Tartus lasteaeg.ee, et tema asjad ma panin ka siia, et ta teeb väga palju sellistele 5–7-aastastele. Ma usun, et seal on, kui neid mänge nagu vaadata, väga palju saab kohandada juba 3–4-stele ka, et tal on just selliste liikumiste ja mänguliste tegevuste peale üles ehitatud just, et kuidas sellest interneti turvalisusest lastega rääkida läbi mängude ja tal oli ka väga see netiturvalisus koolieelikutel ongi podcast, et seda soovitan ka kuulata, et ta Vikerraadios just rääkiski, et mis on tema kogemus, kui ta on just nende 5–7-aastaste lastega rääkinud, et mis see reaalsus on. Ja panin siia ka siis sellise digitehnoloogiade vaimse heaolu lingi ka. Et tegelikult on eestikeelset materjali päris palju, et kui te ise juurde otsite, aga minu selline tänane sõnum on kindlasti see, et need digiturvalisuse teemad ei ole kuidagi keerulised, et ma soovitangi neid vaadata just läbi selle õppekava ja tegelikult läbi sinu enda juba tehtud planeeritud tegevuste. Ehk siis need asjad, mida sa oled juba lastega teinud, mis iganes valdkondades, et vaatagi talle selle pilguga peale, et kas selle sama tegevusega ma saan tegelikult toetada seda lapse digipädevust ja just seda digiturvalisuse plokki. Et teinekord ongi õpetajatel juba väga lahedad liikumismängud, rollimängud, mingisugused lavastused, kuhu piisabki 2 sellise internetiga seotud teema või küsimuse või sellise provokatsiooni sisse toomisest. Ja need teemad saab ka tegelikult väga mänguliselt läbi mängida. Et mina julgustan jah neid digiturvalisuse teemasid vaatama ikkagi läbi selle, mida te juba olete teinud või planeerite ja alles siis vaatate, et läbi millise nii-öelda digipädevuse ma saan seda siis veel kuidagi tummisemaks teha. Et mitte, et sa ei pea hakkama midagi ekstra juurde planeerima, sest et nüüd on vaja justkui laste digiturvalisust kuidagi järgi aidata. Et õpetajatel on väga häid selliseid nippe ja praktikaid juba olemas ja võib-olla selliseks kokkuvõtvaks mõtteks, et see fookus ongi just sel õppijal, sellel lapsel, et teda toetada, et nad saaksid aru, kuidas see tehnoloogia, meedia, internet nagu toimib ja kuidas seda tänases maailmas kasutatakse ja mis mõju see lapsele endale avaldab. Ja mitte see, et me õpetame neid mingeid kindeid äppe või vahendeid kasutama, et teinekord ma näen, et see vahend on saanud justkui nagu olulisemaks, et kas või see, et meil on iga nädal vaja lasteaias kasutada vähemalt 1 korra robotikat või animatsiooniõppetöös. Ja siis mul ongi nagu see, et ma pean vähemalt korra nädalas kasutama, et keeratada nagu teistpidi, et mis on see, mida lapsed täna teadma ja oskama peaksid, mis on need ettevalmistavad tegevused ja nüüd siis see, et millise kas vahendi või pädevusega ma saan seda nüüd siis
toetada. Ehk siis, et kui ma vaatan seda digipädevusmudelit ja seda kirjeldust, et mis on nagu need asjad, mida ma saan tegelikult oma olemasolevate tegevustega nagu ära katta. Et võib-olla see on see tänane sõnum, et ei tekiks seda tunnet, et ma teen mingit lisatööd veel juurde. Et kindlasti mitte. Aga ma olen ka jätnud siia, arvestades seda, et kõigil on mikrofonid kinni, kes kus kuulab, et äkki kellelgi on mingeid mõtteid, taipamisi, kommentaare, küsimusi, mida ma chatis ei näe, et siis on võimalus küsida. Et võib ka chati kirjutada. Ahah, kõik on kuulnud. Et võib ka kirjutada, kui ei saa küsida. Et võib-olla keegi tahab jagada, et ta näiteks ongi kasutanud, et on ise ehitanud mõne seadme. Võib-olla mingeid häid nippe, mida keegi on teinud, et praegu see võimalus on, et kui keegi tahab nüüd minna ja mõelda, et mis oleks see esimene asi, mida ma kasutan või ma saan öelda, et tegelikult ma vist juba olen järje peal, et ma juba tegelikult tegelen sellega ja või et see teema ongi meil tegelikult kogu aeg olnud fookuses. Ja tänada võib ka. Mulle tundub, et küsimusi ei ole. Et ma loodan ka, et igaüks sai siit vähemalt ühe nipi, mida ta saaks kas siis vanematega arutlusele võtta või lastega rühmas käsitleda. Uurin korra, et kas Eestis on loodud näiteks digiturvalisuse teemal lastele mingisuguseid mängulisi teste näiteks, kas teie teate? Kas sa testide all mõtled siis ja lapsi nagu koolilapsi või lasteaialapsi? Pigem lasteaialapsi. Et meil on näiteks arengu hindamise vahend see lahe, et kas on mingeid ei, et selles mõttes, et ainuke, mis siis on näiteks see digipädevusmudel, mis aitab, on hindamiskriteeriumid, aga selliseid teste, et nüüd laste oskusi hinnata selles osas, et näiteks kas ta teab, mis asi on turvaline parool, et ei, ja ma arvan, et ei tehta ka. Et see pigem on seal koolis, kus siis ongi näiteks tunniplaanides, kas siis meediatunnid, informaatikatunnid, et seal on küll sellised kohe digiõpikud ja siis jälle informaatikaõpetajad saavad mingid juhendmaterjale, aga üldiselt see on jäetud ja ma ise näen, et pigem vaadatagi sinna poole, et kui on huvi just nagu hinnata, et mis see laste digiteadlikkus on, et siis just läbi mängude, ehk siis ongi, et läbi mängida erinevaid mänge, et just see lasteaeg.ee lehelt vaadata, et seal on väga lahedad mängud, et läbi mängude hinnata, aga sellised kogumikke nüüd ei ole, et üks, mis nüüd tea ja toimeta alt tuleb erinumbrina, et kuidas seda digiturvalisust lastega koos käsitleda ja mängida, aga seal ei ole ka seda nüüd selles mõttes mingit hindamistesti ei ole.
Selge, suur aitäh teile vastuse eest. jah. Aga sellisel juhul suur aitäh sulle, Elina, ja kui sa saad, siis palun jaga minuga neid slaide, siis ma hea meelega jagan neid kõikide osalejatega. Et suur aitäh sulle põneva teema käsitluse eest. Jah, aitäh Ilusat kuulamast. päeva kõigile.